Armas eestlane ja selle kuuldemängu loo kuulaja. Aja ja loomise kokkumängust tekib ajalugu, mis koosneb maal kogetud eluhetkedest. Ülimjõu abil tekkiv kogemuslugu näitab alati oma vaatenurka asukoha maa kultuuriruumis, mis on tsivilisatsiooni ühisteadvusele mõistetav olnud. Nii jäetakse rahva ühismällu märgiline jälg selleks, et tulevased põlved saaksid seda mälupilti oma juurte tunnetuseks alal hoida, kus uute sündmuste arenguloos on võimalik järeltuleval põlvel andmepangast leida esivanemate olemuse kuvand. Legendid maa saamisloo kohta on palju arutlusi põhjustanud. Sama on ka elupuu ja Jumala vägitegude kirjelduste varamus. Meie Emma Kisk Hingeravikoolis on see teema omal kohal. Kooli algne nimetus oli ilmapuulaste kasvatus. Nüüdne Hingeravikooli nimi on Maria Angletorium galaktilise inimese suhtlemiskool ehk Emma Kisk ja see kannab loomismõtet iidse, maal aegu tagasi eksisteerinud tsivilisatsiooni Lüüra Siiriuse kõrgkultuurist pärit suhtluskultuuri tagasitoomise auks. Meid kui pikaaegseid veteranõppureid on maaväliste juhitud Hingeravikoolist treenitud juba enesestmõistetava vabadusega mõtlema ja lävima looja planeeritud ja ette nähtud loomisloo skeemis. Ülimjõu annetuse kaudu oleme endi andeid arendamas ja maailmaga armastavalt suhtlemas ning toimime hinge eelistades. Tegutseme emaliku hoolekande abil ilu ja tarkuse seemneid levitades. Teeme seda selleks, et seljatada pimeema kurjus ning rajada teed valguse kuldemandale, kes tarkuse ja jumaliku hoolekande abil lõpliku sõnaõiguse Jumala loomisele tagab. Ettekantavas legendiloos ei ole tegelasteks ema, naised ja õed, vaid hoopis isa, mehed ja vennad, mis viitab ammusele maailma käsitlusele. Jumalal kui ülimjõul ei ole eelistusi ja see valik ei kanna mingit sooeristust tänapäevases mõistes, kuid on vajalik sisu tugevus arhetüüpse esivanema rolli tähenduse mõistmiseks. Loen ette muistendi Loomine raamatust Müütilised muistendid. Friedrich Robert Fehlmann. Loomine. Vanaisa elas kõrges taevas. Ta kojas säras ülev päike. Ta oli kangelased loonud, et kasutada nende nõu, nende oskust ja nende jõudu. Kõige vanem neist oli vanemuine. Ta oli tema vanaks loonud, hallide juuste ning habemega ja talle vanaduse tarkuse andnud, aga ta süda oli noor ja tal oli luulekunsti ning lauluanne. Vanaisa kasutas tema tarka nõu ja kui murepilv ta otsaesist varjas, mängis vanemuine ta ees oma imepärast kannelt ja laulis talle oma armsamaid laule. Teine oli Ilmarine, parimas mehe eas ja mehe jõus, elutarkus otsa ees ja mõtlik ilme silmavaates. Temal oli antud kunstianne. Kolmas oli Lämmeküne, reibas noormees, täis head tuju, alati rõõmus, igaks ülemeelikuseks valmis. Teised nagu Vibuane, vägev vibukütt, on vähem tähelepandavad. Kõik pidasid aga üksteist vennaks ja vanaisa nimetas neid oma lasteks. Nende eluasemeks oli Kaleva ehk Kaljuvee ehk Kaljuvald. Seal astus siis vanaisa kangelaste juurde ja ütles, olen oma tarkuses otsustanud maailma luua. Imestades vaatasid seepeale kangelased ta otsa ja vastasid, mis sina oma tarkuses oled otsustanud, ei või halb olla. Ja kui nad magasid, lõi ta maailma ja kui nad ärkasid, hõõrusid nad silmi ja imestasid ta tööd.
Vanaisa oli aga maailma loomise tööst väsinud ja heitis puhkama. Siis võttis Ilmarine tüki oma kõige paremat terast ja tagus sellest võlvi, laotas telgiks üle maa ja kinnitas selle külge hõbedased tähed ja kuu. Vanaisa eeskojast võttis ta valguse andja ja pani selle imepärase seadme abil telgi külge, nii et see iseenesest üles tõuseb ja looja läheb. Täis rõõmu haaras vanemuine kandle, alustas rõõmulaulu ja hüppas maa peale. Laululinnud käisid ta järel ja kus ta tantsiv jalg maapinda puudutas, tärkasid lilled ja kus ta kivi peale istudes laulis, kasvasid puud ja laululinnud istusid nende okstele ja laulsid koos temaga. Lämmeküne piller kaaritas mööda metsi ning mägesid ja vibuane proovis oma vibu. Vanaisa ärkas selle kära peale ja imestas, et maailm oli muutunud teisemaks, kui tema ta loonud. Ja ta ütles kangelastele, nii on hästi, lapsed, mina olen maailma valmis teinud, teie asi on see ilusaks teha ja varsti asustan ma maailma kõiksugu loomadega ja loon siis inimesed, kes maailma peavad valitsema. Inimese tahan ma aga nõrga luua, et ta ei võiks kiidelda oma tugevusega ja teie peate inimestega sõbrustama ja nendega segunema, et kasvaks sugu, kes kurjale nii kergesti alla ei jääks. Kurjust ei taha ega võima hävitada, sest see on headuse mõõtja ja kihutaja. See sündis maailma ürgalguses. Tarka ja elutervet kuulamist kõigile ja õige rinde poole valimist meie Eesti vabana püsimiseks ja maailmale oma vaimuvaraga ellujäämise õpetuste rakendumises kaasa aitamiseks. Mõte loeb.